Nii, sellised 3 ilusat karpi siis on meile selleks korraks loodud ja no naisena mulle ikkagi tekitab natuke elevust see kerge kullasäbru seal, minu meelest värvid väga ilusad, pakend väga kutsuv ja, ja sellised 3 erinevat on siis meile siin valikusse ära toodud ja igalühel omad eelised, omad põhjused, miks nad sedasi on erandatud, aga nad lubavad siis meile, et koheselt on näha pärast esimese maski kasutamist, kuidas meie nahk särab. Ja siin on siis natukene sihuke kerge ülevaade ilurutiinist, mis on läbi aegade siis võib-olla kasutusel olnud, kuidas vanasti oma naha eest hoolitseti. Näete, see ajajoon algab siin juba 3000 enne Kristust, kus Egiptuses näiteks olid kasutusel eeterlikud õlid ja nagu näha, pole 5000 aastaga eriti palju muutunud. Siiamaani naised kasutavad eeterlikke õlisid, võib-olla natuke laiemalt kui ainult ilu jaoks, aga kindlasti on igaühel teist mingi kokkupuude olnud eeterlike õlidega, kellel on mõned tuttavad, kes nendega tegelevad ja nippe ja pudelikesi jagavad nii või naapidi, ükskõik, kas siis on see koduõhu nii-öelda aromatiseerimiseks või kuidas vaid, aga eeterlikke õlisid ja siis saab küll kasutada inhalatsiooniks, küll kuidas. Ka korraklaabil on tegelikult üks eeterlik õli valikus olemas, see on teepuõli ja seda saab näiteks seenevastases kuuris võtta täitsa tilkadena sisse, kui panna ta kapslisse, et siis vot lisati eeterlikke õlisid vananemisvastastesse kreemidesse, mis enamasti põhinesid siis lambaläätseõlil. Ja sealt edasi Indias näiteks Ayurveda, jällegi ka 5000 aastat edasi, ikka veel Ayurveda on teema, ikka veel neid teadmisi kasutatakse ja peetakse au sees. Nii et juba seal, nagu näha, on kasutatud siis looduslikke maske ja neid siis kangajääkide abi, eks ju, et ilmselt samamoodi siis seda nahka nii-öelda värskendada ja niisutada. Hiinas aga jällegi olid siis siidimaskid, sest teame ju, et siid tuleb Hiinast ja seal oli see väga au sees ja mis on võib-olla Aasias siiamaani populaarne, on siis see nahatooni nagu helendamine või et seal peetakse ikkagi, mida nii-öelda läbikumavam ja valgem on sinu nahk, siis seda justkui nagu kõrgemast klassist sa oled. Ehk et kui meie nimetame võib-olla asiaate pigem nagu kollaseks rassiks, siis nad iseennast kindlasti sedasi päris ei näe ja pigem nagu ikkagi hästi hoiavad oma seda nagu valget jumet, kaitstes siis näiteks päevavarjudega ennast päikese eest ka suvisel ajal. Nii et natuke sihuke kultuuriline erinevus. Ja Kreekast tuleb siis plii, valge ja kriit, mida segati siis marjade ja piimaga, et ka taaskord siis nii-öelda kas nahka ravida või siis seda jumet nagu hoida. Ja nüüd jõuame natuke lähemale siis Rooma impeeriumis pöörati tähelepanu siis oliiviõli kasutusele ja mis seal salata, oliiviõli me ka siiamaani austame, eks, et me teame, et see on täis flavonoide, antioksüdante ja antioksüdandid siis, mida muud kui aitavad hoida meid kauem nooruslikuna, võidelda vananemise vastu, päästa meie rakke siis vabade radikaalide kahjustava mõju eest ja neil oli siis kasutusel sihuke spetsiifiline, sihuke sirbikujuline sihuke kaabits, millega siis seda näiteks surnud naharakke siis eemaldati pärast oliiviõliga töötlemist. Aga kui nüüd jõuame siis peale Kristuse aega, Elizabeth esimese ajastu, siis jällegi on kasutusel plii, mida siis kasutati puhastamiseks ja koorimiseks, naatriumkarbonaati ja naatriumhüdroksiidi, aga vihmavesi, eeslipiim ja punane vein veelgi au sees. Kindlasti me oleme kuulnud ka sellest, kuidas siis maailma kaunim naine Kleopatra kasutas samamoodi, eks ju, neid piimavanne, et oma nahka ja nooruslikkust säilitada. Ja jõuame tänapäevale lähemale siis, kus on tekkinud juba niisugune nagu
teadlikum siis nahahoolduse niisugune siis rutiin või kultuur üleüldse ja hakati kasutama siis erinevate kosmeetikaettevõtete poolt loodud spetsiifilisi siis kreeme, maske ja kõiki muid hooldustooteid, eks ju, koorijaid, niisutajaid, mida vaid. Ja siin ongi siis näha võib-olla üks niisugune näidis siin tütarlapse käes, üks selline mask, et tavaliselt on siis nina, et saaks hingata, suu on eraldatud ja silmaaugud, aga ülejäänud siis niisugune nahapind on tavaliselt mõeldud, et need maskid peaksid ära katma, et nad seda nahka niisutaksid. Ja just sellised ühekordsed kangasmaskid on saanud väga populaarseks. Ma tean, meie kaubanduses on võib-olla isegi ka Koreast pärinevad tooted, ühed populaarsemad. Nii et kui on selline kuivemapoolsem nahk, on ta kindlasti päris efektiivne selleks, et kiiresti siis seda nahka niisutada. Küll aga ütleme, tervisenõustajana olen ma näinud ka seda, kuidas väga palju naha siis tekstuuri ja olemuse juures mängib rolli see, milline on näiteks toitumisrežiim, üleüldse elustiil ja kui palju juuakse vett. Ehk et mida parem on teie vee joomise rutiin päeva jooksul, seda niisutatum on ka teie nahk ja kindlasti mängib seal rolli vanus, elukeskkond, no ütleme siis elustiili valikud, näiteks suitsetamine, mitte suitsetamine, igasugused muud sellised halvad harjumused, mis jällegi nagu mõjuvad maksale, mis võib-olla maksa koormavad toksiinidega, sest maks on otseselt seotud nahaga ja kõik, mis siis nii-öelda toimub maksaga, on tegelikult nahapinnalt näha ja nahk ei ole mitte ainult katteorgan, vaid nahk on ju ka erituselund. Ehk siis ta küll kaitseb meie keha, kaitseb meie kudesid, neid pehmeid kudesid, mis sissepoole jäävad igasuguste väliste nii-öelda ohtude eest. Küll on need ütleme, teravad ohud selles mõttes, et mis võivad nahka kahjustada lihtsalt sisselõigete või torgetega, aga ennekõike just igasugused bakterid või muud infektsioonid kõiksuguste parasiitide eest, eks ju, või siis ka mürgiste ainete eest. Nii et nahka tegelikult ei ole nii lihtne läbida, et ta on ikkagi päris tugev barjäär, sest et muidu, kui me kukuksime näiteks sõnniku hunnikusse, tõmbaks meie nahk kõik selle sõnniku endasse, eks ju, nii päris ei ole. Ja sealt tuleb ka see vahe, mis on nagu väga kvaliteetne, näiteks nahahooldustoode ja siis niisugune nii-öelda odav alternatiiv käsimüügist või tavapoest, on ju. Et miks osad kreemid maksavad nii palju kordades rohkem, isegi kui sa võib-olla võtad selle koostisainete nimekirja, sa vaatad, nad on enam-vähem samad, aga loeb see, kui suured molekulid on, kui suurtes ühikutes, kui palju nad klastreid moodustavad, sest et ka ühe sama aine nagu molekulid võivad üksteise külge kleepuda ja siis nad tekitavad niisuguseid suuri nii-öelda nagu palle ja kui neid klastreid ei ole tükkideks eraldatud, et molekulid oleks nagu eraldi, sest et üks molekul mahub siis läbi selle nahapoorikeste või nende väikeste vahede kergemini kui see, kui sul on nagu suur kera, eks ju, siis sa kuidagi ei suru teda ja lõpuks jääb muidu lihtsalt see rasvane kiht siia naha peale ja ei imendugi midagi. Võitsite küll rahas, aga samas kaotasite kvaliteedis nii palju, et te tegelikult võib-olla kasu ei saanudki. Nii et see on enamasti see vahe, mida tasub natukene võib-olla ise tausta uurida erinevate nagu toodete vahel, kui te oma valikut teete, et millega oma siis näonahka hooldada, et igasugused hommiku ja õhtukreemid ja kõik muu selline. Mida võin soovitada kindlalt on loomulikult Coral Clubi privileegsari sellisel puhul, sest on spetsiaalselt välja töötatud siis Los Angeleses väga kõrgete standardite kohaselt ja ülimalt palju on sinna sisse pandud mitte ainult vitamiine, aga ka antioksüdante ja antioksüdandid siis nii-öelda on pluss ja miinuslaeng, eks ju, et miinuslaeng on siis antioksüdant ja plusslaeng on vaba radikaal, et me saame neid vabu radikaale paratamatult õhust hingates, toidujoogiga, kõigega, ennekõike muidugi me saame neid tohutus koguses, kui juua CO2-ga rikastatud jooke. Nii et see on kindlasti kiirtee vananemisse. Aga kui nüüd on meil nagu vabu radikaale ja antioksüdante enam-vähem võrdselt kehas, siis iga see miinuslaeng nii-öelda nullib või balansseerib selle plusslaengu ära ja me oleme mõnes mõttes nagu hoitud. Suurepärane, kui meil on antioksüdante rohkem, märgatavalt rohkem, sest et see annab nagu lisalaengu ka meie oma rakkudele ja ta kannab energiat edasi. Kui olete kunagi tarbinud sellist toodet nagu H-500, mis annab -500 siis antioksüdantse laengu vesinikule ehk
mida tähistab hash, siis võib-olla olete kogenud seda, kuidas see kannab läbi päeva niimoodi, et energiat jätkub õhtuni välja. Aga jällegi teistpidi, et kui meil on vaburadikaale liiga palju ja neil ei ole vastu panna piisavas koguses antioksüdante, siis see vabaradikaal pluss laeng läheb meie oma nagu raku külge ja võtab sealt ühe laengu ära ja see rakk vananeb ning sureb. Nii et see on see siis vabaradikaalne mõju tegelikult meie välimusele ja mille eest siis antioksüdandid aitavad meid kaitsta. Teine asi, kui me nüüd joome piisavalt vett, siis meie rakud, sest et vananemine ja kortsumine ei olegi tegelikult väga palju midagi muud, kui me lihtsalt kuivame kokku. Aga selleks, et kui me nüüd anname kehale vett, siis ta jõuab küll sinna rakku, aga ta seal rakk siis nii-öelda vett täis punguks ja selle vee seal alles ka hoiaks ja oleks sihuke ilus ümar ja prink, mitte sihuke nagu rosin, on ju, siis on meil vaja jällegi kollageeni. Kollageen aitab siis hoida seda vett seal rakus sees nii-öelda kinni, et see lihtsalt ei voola sealt läbi, aga et oleme sama kortsulised edasi. Nii et nagu näete, see pole päris nii lihtne, seal on päris mitmeid selliseid erinevaid tegureid, mis aitavad siis meie sellele nooruslikkusele kaasa, seda säilitada, meid kortsuvabana hoida või vähem kortsulisena hoida, eks ju. Nii et igal elemendil on täita oma roll, eks, et me teame, et peale 25. eluaastat kollageeni tootmine kehas hakkab väga märgatavalt vähenema iga aastaga, kuni siis ütleme sinna 50 aastaseni jõudes põhimõtteliselt on see tootmine vast 50% mahus või tihti ka isegi veidi väiksem juba ja sealt järjest edasi, et mis ma võin siis soovitada, on meil sarnase disainiga kollageenid jällegi klubis olemas. Tavaline kollageen siis roosas pakendis ja sinises pakendis siis värskelt hiljuti müügile tulnud siis tripeptiidne kollageen ja sellest tuleb täna siin ka veel juttu. Nii et ka see on siin uues maskis samuti sees ja just sellepärast, et seal on kõige väiksemad osakesed, mis kõige paremini siis aitavad hoida seda. Aga kui me nüüd joome ilusti vett, me keha on varustatud kollageeniga, siis kuidas me saame veel pealtpoolt teda siis aidata, ongi selline lahendus siis nagu need näomaskid ja neid on üldiselt väga lihtne kasutada. Nad toidavad siis aktiivselt nahka seni, kuni nad on näonaha peal ja me kohe peale maski kasutamist tajume, kuidas meil nahk on hästi niisutatud, väga pehme ja mõnus ja seetõttu me näeme kiirelt neid tulemusi, mida see annab ja see on hea kodune viis siis pakkuda endale sellist mõnusat hoolitsust ja ennast veidi poputada. Aga enamasti on siis need kangasmaskid tehtud siis sellistest materjalidest nagu hüdrogeel, puuvill, viskoos, kupra, mis on siis valmistatud kiududest, mis jäävad järgi peale puuvilla töötlemist ja tensel, mis on siis eukalüptipuidust saadud lüotsellikiudude selline siis materjal ja mikrofiiber. Nii et noh, puuvill on siis, eks ju, võib-olla kõige siuksem naturaalsem, mis tuleb kohe pähe, et mõnel neist on omad eelised, teisel on omad miinused, et kindlasti mängib seal rolli, et mis tootja millest eelistab ka see, mis miski variant maksab, aga meil on siis Coral Club kasutanud hoopiski uuenduslikku materjali ja Coral Club leidis, et nende seni populaarsete materjalide juures on kõigil teatavad puudused, näiteks, et kas nad ei kleepu väga tihkelt naha vastu, et jääb ikkagi niisugune nagu õhukiht sinna vahele, sellepärast et nad ei ole väga nii-öelda nahale sarnasest tekstuurist ja nahk ei võta neid väga ligidalt sedasi omaks, sest naha peal ju ka teatavasti on niisugune kaitsekiht, selline nagu rasukiht. Või siis näiteks nad ei aita siis nendel aktiivkomponentidel ühtlaselt jaotuda, et natuke siin on rohkem, seal vähem ja sedasi lipa-lapa või siis, eks ju, no mikrofiiber näiteks, ta ei lagune looduses ära, et ta ei ole tehtud orgaanilisest materjalist ja sellisest, mida siis nii-öelda ära visates, mis saaks looduseks tagasi, aga nagu me teame, Coral Clubil on väga kõrged kvaliteedinõudmised ja nad soovivad alati pakkuda meile parimat ja et nende tooted oleksid parimad, nii et nad leidsid hoopiski täiesti uue lahenduse ja see on nüüd siis
selline biotsellulloos, mis on esiteks orgaaniline, ta laguneb looduses ja on kunagi välja töötatud hoopiski meditsiinilistel eesmärkidel. Mõeldud on ta siis põletuste raviks, kuna kui teda siis nüüd nahale panna, et mitte ainult näonahal, aga kui on ka kuskil mujal keha peal mingisuguseid siis noh, põletushaavu, mis iganes ville, et ta aitab siis taastada seda nahka ja seetõttu on ta leitud, et on võib-olla kõige sellisem nagu loomulikum, naturaalsem ja nahale kõige sobivam materjal, mida siis nahk hästi lubab endale lähedale ja mis nahaga hästi ühildub. Nii et halleluuja sellele, kes sellise suurepärase materjali välja mõtles, sest et ta on hästi tugev, elastne ja seetõttu on ta ka nende näomaskide jaoks suurepäraselt sobiv siis lahendusvahend. Nii et kui seda materjali kasutada, ta annab justkui nagu teise nahaefekti ehk et sul oleks nagu see nii-öelda pealmine siis maski kiht muutub justkui oma naha pealmiseks kihiks. Ja see on leitud, et on selle nagu suurim eelis. Ja biotsellulooskiudude suurus on siis väiksem kui päris nahapooride suurus ja vaadake, see hakkab mängima rolli tänu sellele, et noh, needsamad nahakumerused, eks ju, kas need on kortsukese vaod või mis iganes, siis kuna ta väga hästi ühildub meie oma naha kontuuriga, siis ta jõuab väga lähedale sellele nahale ja väga lähedale nendele pooridele ja ta suudab sealt tänu sellele anda paremini edasi seda materjali siis, millega ta on, see mask on siis nagu niisutatud, ehk siis mille pärast me selle maski üldse näole paneme, selleks, et siis kas ta on siis see kollageen, on ta hüaluroonhappe, mis iganes vastavas maskis on, et see nagu vedelik siis jõuaks sinna naha sisse, aga selleks on vaja, et oleks võimalikult tihkelt siis vastu nahka ja tänu sellele siis, et see biotselluloos on väiksema siis suurusega, on ta hästi tihkelt vastu nahka ja väga lähedal nendele samadele pooridele, ehk siis nahk saab sealt selle materjali kergemini vastu võtta ja materjali all ma mõtlengi siis seda nagu vedeliku osa, mitte siis seda kiudu ennast. Nii et tänu sellele ta siis on hästi tihkelt vastu nägu, järgib näonaha seda kontuuri ja väga efektiivselt siis annab edasi seda materjali meie naha sisse. Aga me tahamegi just, et ta sinna sisse ju jõuaks, eks ju. Nii et nad on suurepärane materjal, mis nagu imavad selle nii-öelda vedeliku siis endasse ja hoiavad seda endas 3 korda rohkem võrreldes siis muude nende materjalidega, mida me siin eespool just vaatasime. Ja see on tehtud nüüd siis uuringuna TCI enda laboratooriumites ja TCI on antud juhul siis nende maskide tootja, aga kes Korglabis võib-olla natuke kauem olnud, veidi rohkem tooteid teab, siis TCI tuleb meile veel päris mitmeid muid tooteid, näiteks Metastic, mis on siis metabiootikum soolestikule, Lipostick Fit, mis on siis kaalulangetuse toode, mõlemad on siis sellises piklikus pakendis, kus on vedelik sees ja ka kollageen tuleb TCI juurest, nii et nad on niisugune unikaalne Taiwani ettevõte, mis on nii-öelda siis, ma ei saa jälle eesti keeles öelda seda sõna, self-sufficient ehk siis nad nagu kogu energia, mida siis seal nende keskuses tarbitakse, tegelikult on nad ise nii-öelda siis taastoodavad seda energiat, jah, kuidas seda öelda ja neil on siis nii nagu see teadlaste kampus seal siis, kus ühelt poolt toimub näiteks taimede kasvatamine, laboratooriumid, kus nad ise uurivad nende omadusi, katsetavad, miksivad, match ivad, nii-öelda leiavad siis neid lahendusi ja seal samas on ka see tootmine ehk et kõik on ühes samas selles kompleksis ja on väga selline nagu hästi huvitav koht. Kui teid seda rohkem huvitab, ma kindlasti soovitan otsida YouTube'ist üles video, niisugune 20-minutiline video, kus Sergei Sementšenko siis natuke juhib seda nagu ekskursiooni siis läbi kaamerasilma seal TCI siis selles kampuses, kus nad käivad siis läbi nii selle näiteks tolmuvaba tootmise ala, eks, et näeb seal ise, kuidas seal kedagi sees ei ole, tõesti automatiseeritult kõik pakendamine toimub, et oleks võimalikult steriilne, puhas, ühekordne midagi kuskil nagu liiga palju
midagi üleliigset ei satuks toodetesse. Nad käivad läbi seal kõik küll kohaliku raamatukogu, kus neil on kõik need nii-öelda siis omad teadmised, omad taime siis kasvuhooned, omad teadlaste siis laboratooriumid seal ja ehk siis kogu teadustöö ja kõik toimub ühes samas kohas, mis on no minu meelest üliäge lihtsalt. Ma olen seda videot mõned korrad vaadanud, sest tõesti, see on nagu maailmas no täiesti nagu teine tase, et kuidas seal neid asju tehakse. Mul on väga-väga suur austus ka endal selle ettevõtte vastu ja mul on tõesti suurepärane nii-öelda. Mul on väga suur hea meel selle üle, et nad on Coral Clubi partneriks, sest ma tean, et sealt tuleb ainult tippkvaliteedi tooteid. Aga seesama DCI siis testis seda siis biotselluloosi ja materjalina nad leidsid, et see 6 nädalaga tegelikult täiesti laguneb ära. Nii et minu meelest on see päris hea resultaat, nii et teate, võite selle bioprügisse siis sorteerida, et ta muutub tagasi looduseks, kust ta tuleb. Nii et 100% biolagunev toode, mis on kindlasti paljudele teist mõjus argument ja neid looduslikke biotselluloosi kiude siis kasvatatakse bioreaktoris, kus siis konkreetne selline bakter, acetobacter xylinum, siis nii-öelda fermenteerib sellist segu, mis koosneb kookosmahlast, piimhappest ja muudest mõningatest taimsetest komponentidest. Ja tänu sellele, et kuna see bakter siis seda kasvatab, siis laguneb ta pärast ka mulla sellega ära. Nii et sihuke väga orgaaniline mõtteviis, ma ütleks, et special points Coral Clubile. Aga siin on siis need kõik 3 karpi teile: Hydroboost, Advanced Collagen ja siis nii, unustasin, mis Harmony seal oli siis. Aga me kindlasti kohe vaatame neid ükshaaval järjest läbi. Nii et selline komplekt siis erinevaid maske vastavalt kellele, mis võib-olla rohkem mis keda kõnetab ja rohkem antud hetkel siis võib-olla sobib. Ühes karbis on sees 5 maski. Karbi hind on 35 €, kui te olete Coral Clubi registreerunud klient. Sellises ilusas ühekordses nagu pakendis on ta siis pakendatud õhukindlalt ja seda siin steriilselt. Nii et minu meelest lihtsalt nii ilusad on. Ma ei tea, kuidas teile tundub, aga ja, mulle väga see disain meeldib isiklikult. Nii et põhi on siis selline lipomask ja lipomaski nimetus tuleb siis loomulikult liposoomidest. Ehk et ta tegelikult on isegi nagu nii-öelda siis mitu siis eelist kokku pandud ja see mask ise koosneb siis mitmest kihist, aga siin on siis ära toodud nii-öelda siis see võrdlus, et mis vahe on siis lipomaskil ja mitte liposomaalsel maskil. Ehk et meil jällegi nagu tänu sellele lipomaski tehnoloogiale on väga suur eelis Coral Clubi liikmetena, et me saame jällegi super-puper nagu kvaliteeti nautida võrreldes kõige sellega, mis muidu kaubanduses müügil on. Ja täheldatud on siis 10 korda nagu suuremat nende aktiivkomponentide siis läbitungivus, sügavust. Ehk et kui sügavale naha sisse see niisutus ikkagi nagu jõuab ja antud juhul me ju tahame, et see jõuaks sinna sügavamatesse nahakihtidesse, sest et kuna nahk kasvab nii-öelda seestpoolt väljapoole, siis pealmine kiht on niikuinii surnud kiht, kui me just ei ole värskelt seda ära koorinud. Ja ma soovitan seda teha, et nahk ennem ära koorida ja siis panna see mask sinna peale ja teha seda õhtul võib-olla siis pigem peale seda, et kui olete meigid ja asjad kõik maha võtnud ja enne magama minekut, nagu, et siis see nahk saab nagu öö jooksul puhata ja taastuda, värske olla nii-öelda, et pigem nagu, sest et see tunne peale maski on selline, et sinna peale hästi ei taha seda meigikihti enam panna, et sellepärast pigem kasutada õhtul seda. Aga nagu näete, siis siin on siis see vahe, et toimeainete kontsentratsioon esiteks on nii palju kõrgem lipomaskis ja mitte liposomaalses maskis on siis see nagu nahakihtidesse tungimise sügavus on ikkagi hoopis nagu teine. Nii et
et mida pealmisem kiht, eks, et seda rohkem sinna muidugi loomulikult jõuab, aga mitte liposomaalse maski, vaata, siin on see värvi heleduse vahe, jõuab ikkagi nii palju vähem. Nii et ja see jällegi on siis see DCI enda poolt tehtud uurimus, sellepärast et noh, nende välja töötatud materjal. Aga et liposoomid siis aitavad selle võrra rohkem nagu siis sinna sügavale jõuda kõikidel nendel toimeainetel ja seda me ju tahamegi, et nahk oleks seespidiselt ja sügavuti siis niisutatud, toidetud ja poputatud. Eriti kui te seda siis kollageenimaski teete, eks ju, et tahaks, et see kollageeni mõju oleks seal hästi nahas sees. Nii, ja siin on siis natukene püütud selgitada, kuidas see tehnoloogia töötab lipomaski puhul, et kuna liposoomidel ja rakuseinal on ühesugune struktuur, siis kui liposoom läheneb sinna rakule, siis ta sulandub selle nii-öelda kestaga kokku ja tekib selline nagu kanal, siis, mille kaudu ta saab sinna siis rakku sisse otse minna. Ja see omakorda on meile kasulik, sellepärast et see aitab siis hoida need maskide sees olevate nende ainete stabiilsust ja kiiremini jõuda siis sinna maski sisse, maski seest siis sinna nagu naha sisse. Nii et keskmiselt öeldakse, 15-20 minutit võiks see mask näo peal olla, et siis ta üldiselt peaks ikkagi ära imenduma. Kindlasti võite ise vaadata, kui kaua läheb aega, et see mask nagu ära kuivaks, sest et mida kiiremini see nii-öelda niiske osa naha sisse imetakse, seda suurem on tegelikult veepuudus kehas. Nii et võib-olla tasuks juua päeva jooksul rohkem vett. Kes on hingelised korrallikad, teavad, et 1,5 liitrit miinimum on päevas, eks ju, aga see paistab naha pealt välja, et kui teil on kuiv nahk, siis enamasti on puudu vett, kollageeni ja tihtipeale ka oomegaid. Oomegad samamoodi aitavad hoida rakumembraanide lassena ja aitavad siis hoida seda vett seal rakus sees. Nii et vot, ma ei tea, ma loodan, et saite siit sellest pildist nagu aru, kuidas siin on püütud nagu näidata seda liposoomi siis sisenemist sinna rakku. Aga lipomaski tehnoloogiaga maskid siis parandavad naha kvaliteeti tõhusamalt kui tüüpilised maskid, mis meil kaubanduses müügil. Et siin on siis näha selline uurimus või statistika natuke, et mis nad on teinud selle kohta. Kui me vaatame nagu naha niisutust, eks ju, et siis kui muidu oli tavatoodetel on 13%, siis nende lipomaskidega saab lausa 22,4% ehk siis ikkagi väga suur vahe. Mitte päris pool, aga ütleme siis 2/5 rohkem või umbes niimoodi. Siin on muidugi räägitud nüüd peale 4-nädalast kasutamist. Neid maske võiks teha 2 korda nädalas, ma sain aru. Nii et 2 kuni isegi 3, et sõltub kindlasti sellest, mis on teie vanus, kuivõrd kuiv on teie nahk, kuivõrd kortsuline, eks ju, et kas te tarbite juurde kollageeni, ei tarbi, kas te joote vett, ei joo, on teil halbu elustiili harjumusi, eks, et kõik need mängivad rolli, aga no siis on individuaalne lähenemine, et saate ise ennast hinnata võib-olla paremini, et kui mitu korda teie nahale just on see siis efektiivne. Siis näiteks pigmentatsiooni intensiivsus on märgatavalt vähenenud, kui muidu maskid ei avalda mingit mõju pigmentatsiooni intensiivsusele, siis UV-kiirgusest saadud laikude puhul on leitud, et aitab siis need lipomaskid siis aitavad pigem vähendada seda, et neid laike nagu kas nad siis ühtlustuvad või neid ei teki niimoodi. Ja vaadake nüüd viimast seda tulpade osa siin, eks ju, et kortsude arv kuni -23% võrreldes siis tavapärase 3-4 vahel oleva nagu siis selle protsendiga, et no see on ikkagi super resultaat, ma ütleks, et see on nagu no midagi sellist, mida ei saa ignoreerida, et see on ikkagi tuntav vahe. Nii et võite osta odava maski sealt poest, aga resultaate see ei pruugi teile mingisuguseid pädevaid anda ja me ju tahame ikkagi tunda siis seda efekti ja saada sellest ka mingit kasu, mitte lihtsalt raha ära anda, eks ju. Nii et keskkonnasäästlik tootmine, nagu ütlesin, nad väga palju ise, neil on omad kasvuhooned, omad päikesepaneelid ja nii-öelda see DCI siis on hästi isemajandav, maksimaalselt nii palju kui võimalik. Nii et väga kõrgtehnoloogiline siis see tehase kompleks on neil seal.
Siin on lihtsalt natuke toodud siis neid näiteid nende jaoks, kes, kes selliseid asju oluliseks peavad enda jaoks, et oleks loodussäästlik, et oleks nii-öelda siis selline tänapäevane mõtlemine, eks ju, et kuskil mingid korstnad ei tossa ja ümbruskaudset loodust nad ei hävita, vaid vastupidi, et see nagu sarnane mõtteviis on ka sellel GCI firmal siis nagu Coral Clubilgi. Ja sellepärast on nad väga hästi nagu nagu ühilduvad. Nii, aga Skin Harmony oli see kolmas siis jah. Ühesõnaga, et hüdroboost on siis mõeldud hästi nagu just niisutamiseks. Advanced Collagen on siis nii-öelda edasi arendatud kollageenitoode ja see on siis mõeldud just intensiivseks imendumiseks ja ennekõike siis täpselt selle kollageeni boostiks, et mis siis aitaks neid kortse vähendada ja siis Skin Harmony on pigem siis võib-olla mõeldud nagu naha toitmiseks erinevate sihukeste teada-tuntud tegelikult, eks ju, ainetega ilutööstuses. Aga hakkame siis järjest neid vaatama siin. Kõikide nende maskide baasiks on siis ookeani merevesi ja sealsed mineraalid ning mikroelemendid ehk et siis olete võib-olla kuulnud Ocean Wind tootest, siis see samamoodi on siis nendest termaalkorstendest siis, mis seal merepõhjas on, kust tuleb siis see kuum nii-öelda maakoore alune siis mineraalidega ülimalt rikastatud selline vesi siis purskub ookeani alt siis ülesse ja sealt seda vett nii-öelda selle kohalt siis kaevandatakse, sealt eraldatakse suurem osa vett, eraldatakse suurem osa naatriumit ja alles jääb siis väga niisugune rikkalik mineraalide kompleks. Ocean Windi puhul siis ennekõike on seal kõige rohkem just magneesiumit, aga väga palju kõike muud, need on ookeani põhjas sellised väga huvitavad paigad, seal on täiesti teistmoodi ilus loodus ja see need siis nii-öelda korstende ümber seal siis, sest et noh, see vesi purskub ja tänu nendele mineraalidele moodustubki niisugune nagu toru siis sealt merepõhjast üles, eks ju. Et selle ümber käib väga-väga vilgas elu, et on niisugune hästi omapärane elukeskkond. Kindlasti tahetakse neid korstnaid siis sealt nii-öelda kaevandada ehk siis lõigata nad sealt ära, aga see hävitaks jällegi kogu selle elukeskkonna, mis selle ümber seal siis toimub, sest et teadlased arvavad, et tegelikult tõenäoliselt just sellistest kohtadest merepõhjas saigi üleüldse elu maa peal alguse, et seal tekkisid esimesed need bakterid, kes siis hakkasid kolooniaid moodustama ja ühildusid siis lõpuks nagu mitmerakulisteks organismideks ja kuni siis inimesteni välja, kes me siin maa peal kahe jalaga käime. Nii et niisugused väga nagu ainulaadne koht, väga rikkalikult mineraale. Aga see on siis ka seesama ookeani vesi võetud siis nende maskide aluseks ja ükskõik, kas me siis räägime vananemisvastasest, niisutamisest või detoksist, see iga mask siis omal moel toetab meie nahka. Nüüd mineraalidest jällegi on siin siis peamiselt magneesium, kaltsium, kaalium, mis ongi kõige levinumad mikroelemendid meie kehas, mis siis aitavadki niisutada ja nahka tugevamaks teha. Siis on eksopolüsahariidid, mis on siis mere mikroorganismide poolt toodetud, aga nad aitavad kaitsta nahka siis igasuguste välistegurite eest, seda pehmendada ja just neid peenemaid kortse vähendada. Ja kolmandaks on siis antioksidantsed komponendid, eks ju, antioksidantidest enne just rääkisin teile, miks nad on olulised, kuidas nad vabu radikaale aitavad ära balansseerida, et siis vetikaekstraktid on siin võetud kasutusele, mis siis madaldavad seda oksidatiivset stressi meie nahas ja stimuleerivad siis kollageeni tootmist, sest et kui meie nahk ise toodab kollageeni, siis ta ongi ilusti sihuke prink ja sile. Nii. Vaatame siis ükshaaval neid lähemalt. Advanced Collagen on siis bioselluloosmask merevee, kollageeni tripeptiidide, HAPA5 ja argireliini peptiididega ja need on siis kokku pandud just sellised ained, mis kõige paremini aitavadki siis nii-öelda stimuleerida siis seda nahaprinkust ja kollageeni tootmist naha sees.
nii. Advanced collagen. Võib-olla siin korra mainiksin seda muide, et kuna siin on lihtsalt pilt on selline hea, need maskid on mõeldud tegelikult siis noh, igale turule üle maailma, aga selleks on väga palju nagu panustatud just selle maski kuju optimaliseerimisel, et ta sobituks iga rassi ja just erinevate nende näokujudega, et kellel on piklikum, kellel just ümaram nägu, et need nii-öelda siis silmaaugud ja nina ja suu koht jääksid enam-vähem ikkagi sellisesse optimaalsesse vahekorda, et oleks võimalik nii seal võib-olla rohkem sihuke laienema ninaga ja lopsakamate huultega Aafrika rassi esindajatel kui ka ütleme siis noh, eurooplastel, eks ju, kes võib-olla on nagu peenema ninaga ja võib-olla kitsama näoga, kuni siis ka jällegi asiaatideni välja, kellel on jälle niisugune omapärane näokuju, et seda oleks siis nagu võimalik üle maailma tarbida kõigil. Nii et ma loodan, et te saate samamoodi sellise kogemuse, et see sobitub teie näokujuga hästi, sest tahtsin lihtsalt mainida, et sellesse on teadlikult väga palju panustatud tootja poolt. Aga kollageenimask siis aitab vähendada kortsude arvu ja ka nende sügavust, ehk siis kui sügavad need vaod seal nahapinnal on. Ja seda just tänu sellele, et kollageen siis nii-öelda aitab hoida seda vett seal rakus sees, et rakk ei ole siis nii-öelda ära kuivanud sihuke krimpsusrosin, vaid et ta on ilusti prink ja vee joomine kindlasti regulaarselt aitab siis suurendada seda efekti ja toimet. Et panen teile kindlasti seda südamele. Siis veel muudab siis naha elastisemaks ja tugevamaks ja see mask aitab siis stimuleerida naha enda kollageeni tootmise siis funktsiooni. Nii et ennekõike on ta siis mõeldud ikkagi toetamaks meie nahka ja meie enda siis tervist. Nii, aga siin üks huvitav lugu. Üks TCI siis juhtivtöötaja, ma mäletan, kas ta oli tegevdirektor või kes seal täpsemalt on, nad on oma naisega sukeldujad ja miks ma sellest räägin, sest et siin pildil olev kaheksajalg, siniring kaheksajalg on üks kõige kardetumaid kaheksajalgasid maa peal või siis vee all, kui täpsemalt öelda, sest et nagu eritis, mida ta siis välja annab, sest et kui tal on kokkupuude inimesega, noh, ta on ilmselgelt väiksem loom, ta püüab enda elu kaitsta, aga see eritis on siis eriti nii-öelda siis kiire toimega ja sukeldujad üldiselt seal troopilistes meredes hoiavad pigem väga kaugele sellest kaheksajalast teadlikult, et antakse üksteisele märku, kui seda kuskil nähakse, et hoida siis sobivat distantsi ja mitte talle läheneda, aga siis see TCI juhtivtöötaja sai jällegi ühel sellisel sukeldumisretkel. Ta küll ei puutunud nii-öelda nagu ise selle loomaga kokku selleks, et saada see nii-öelda noh, mürgisuts, aga ta sai sellest inspiratsiooni, et üks seal läheduses oli ja just sellest, kuivõrd teades, kui kiiresti selle kaheksale mürk nagu mõjub, sai inspiratsiooni uurida, et mis täpselt see aine on ja kuidas ta töötab, ehk et mis on see, mis paneb selle siis kaheksala kaitsemürgi nii kiiresti mõjuma ja sealt siis saadi see nii-öelda seda uuriti, sealt saadi see info ja saadi see inspiratsioon luua ise siis laboratoorselt sarnane siis peptiid, mis hästi kiiresti ja tõhusalt jõuab sinna rakkudesse sisse ja seda kasutatakse siin maskides. Ehk et see kaheksajalg siis on inspireerinud siis selle peptiid nimega NARA5 siis loomise ja tootmise nii-öelda, mis kaheksala puhul on siis selline sekretsiooni komponent, aga laboris on siis selle analoog nii-öelda välja töötatud, mis on pandud siia maski sisse ja mis toimib siis nii-öelda noh, kiirrongina põhimõtteliselt ütleme nendele toimeainetele, et ta jõuab hästi ruttu siis sinna rakku sisse ja efektiviseerib tänu sellele selle maski toime noh, veelgi omakorda nii-öelda ja siis ta aitab siluda neid peeneid kortse ja kaitseb jällegi vabade radikaalide eest ja aitab ka tänu sellele siis nii-öelda kiirendada ja siis suurendada siis seda meie naha enda sees olevat kollageeni ja selle tootmist.
nii, aga mis on siis nähtud sellest peptiidist, et siin on välja toodud nüüd nende roheliste siis kriipsukestega see kuidagi nagu, kus siis nii-öelda ennem tajuti neid kortsukesi, eks ju, et on asiaadi silm siin, aga et pärast siis seda nii-öelda tarbimist, et kuidas siis on muutunud siis see kortsude hulk ja nagu nende sügavus, et kui te nüüd vaatate mõlemat pilti, eks ju, et siis 4 nädala möödudes on tajutud, et ikkagi päris suur see efekt on saadud, et kui me mõtleme, et see ei ole nagu pudelite kaupa kollageeni sissejoomine, vaid ainult siis see nahapinnal hoitav mask, eks ju, 2 korda nädalas, siis ma arvan, et selle kohta on siin küll ikkagi päris märkimisväärsed tulemused. Aga üks oluline komponent siis veel on argireliin ja argireliin on siis ka võib-olla üks niisugune levinum ilutööstuse toode või komponent, mida tihtipeale kasutatakse küll kreemides, kooriates ja kus veel. Ja tegemist on siis jällegi ka ühe peptiidiga, mida ütleme, ilutööstus tunneb kui mitteinvasiivset siis botoxit ehk et ta ka aitab siis nii-öelda seda kortsu vähendada, seda nahka siledamaks saada, aga ilma siis nende ilusüstideta nii-öelda ehk et ta on mitte siis invasiivne, vaid et ta ongi tihtipeale mingite siis ilutoodete koostises, mida siis kas määritakse peale või siis et kuidagi muul moel jõuab ta sinna naha sügavamatesse kihtidesse, eks ju. Aga ta on peptiidina väga väike ja tänu sellele on tal hea sihuke omadus siis imenduda ja sügavale jõuda. Nii et omakorda siis vähendab kortse ja aitab ära hoida ka, et uusi ei tekiks juurde nii palju. Ja kõige siis arenenum kollageeni allikas on siis Maxi kollageen ja kui te olete võib-olla koralliklubi toodetega kursis, siis teate, et meil on see tripeptiidne Maxi kollageen ka pudelites saadaval. Ma nüüd ei võtnud seda endale ligi, et teile näidata, aga küsige oma soovitajalt, kes teid siia täna kutsus, ta kindlasti räägib teile sellest rohkem, sest see on kõige nii-öelda tippkvaliteetsem kollageen, tehnoloogia tippsaavutus, mis hetkel meie planeedil siin saadaval on kollageenina, et mis kõige paremini hästi sügavale tungib, ütleme suukaudsel manustamisel, aga siis maski koostisena ka jällegi läbi siis erinevate nahakihtide hästi sügavale, et aidata siis seda kollageeni tootmist siis seal stimuleerida. Nii et tripeptiidne, see tähendab, et on 3 erinevat siis peptiidi, millest ta koosneb ja need on imeväikesed, merelise päritoluga ja hästi madala siis selle molekulmassiga, mis võimaldabki seda, et ta hästi pisikesena saab sinna naha sisse hästi sügavale jõuda. Nii. Suurus loeb, siin on siis ilusti ära toodud see, et kui muidu on siis, tõstan selle pildi siit eest. Kollageeni molekul on siis see kõige suurem pallikene siin paremal servas, siis tavaline kollageeni peptiid on juba väga palju väiksem ja roosas karbis kollageen juba andis meile korrallikatele väga suurepäraseid resultaate, siis tripeptiidne kollageen on veel omakorda pisikesem seal kõrval ja nagu näete, siis väga suur vahe, et millist kollageeni tarbida ja millise resultaadi te sellest saate. Et tripeptiidne on siis 4 korda väiksem kui peptiidimolekul ja 600 korda väiksem kui kollageeni enda molekul. Nii et natuke nagu planeet Maa ja meie suur päike, eks ju, päikesesüsteemis. Aga kollageeni molekul on siis võrdluses veel suurem. Nii et see tripeptiid on ikkagi niivõrd suure eelisega, et olge teadlikud. See on kindlasti väga suur müügiargument, miks eelistada Coranglabi neid maske, sest et või ka seda kollageeni, sest et ta on nii pisike, et ta jõuab sinna tõesti nagu sügavale naha sisse võrreldes siis nende muude võib-olla käsimüügis või ilutoodete poes olevate variantidega näomaskidest, eks, et mis lihtsalt on niisutav kiht sul naha peal, aga ei pruugi eriti kuhugi midagi jõuda sissepoole ja olete pärast maski enam-vähem sama tark kui enne seda.
nii et meie kollageeniga mask kindlasti annab väga suure eelise. Ja see tripeptiid Maxi kollageen siis koosneb 3 aminohappe lühikesest jadast, jah. Seal on 3 siis seda peptiidi, glütsiin, proliin ja hüdroksüproliin on need 3 erinevat peptiidi siis, mis selle tripeptiidi kokku moodustavad. Ja siis see aitab mitte ainult seda elastsust ja tugevust või niisutust, aga ta aitab ka ühtlustada siis seda nahatooni. Nii et loodan, et nendest argumentidest teile juba piisas, et näha selle toote eelist. Aga vaatame edasi. Ennekõike siis on see advanced kollageen mõeldud just siis vananemisvastase toime saamiseks. Komponendid siis merevesi, tripeptiidne Maxi kollageen ja siis peptiid nimega NARA5. Ja taimsed siis mõned lipiidid, kindlasti hüaluroonhappe, mis me teame ka, on väga hea siis kokku panna kollageeniga, mis samamoodi aitab siis hoida meid noorena ja siis seesama argireliini peptiid. Nii et nagu näete, see mask on täis suurepäraseid komponente, mis on kõik meie hüvanguks. Ja siin väike niisugune siis nii-öelda ülevaade veel, et mis on selle eelised. Sobib siis peskataarlastele ehk siis neile, kes võib-olla ei tarbi looma ega linnuliha, aga tarbivad mereande. Ja kindlasti ma mainiks siinjuures ära seda, et mitte ükski neist maskidest ei sisalda loomseid komponente, et see nii-öelda mereline kollageen ongi ainukene siis, mis tuleb siis kaladest, aga nagu maapealseid loomseid komponente ei sisalda mitte ükski neist. Nii et saate siit vaadata kõik see, millest me just rääkisime, eks ju, et on siin lihtsalt ühele pildile kokku teile toodud. Aga lähme edasi järgmise juurde, hüdroboost. Ja selle eesmärk on just siis niisutus ennekõike sügaval tasandil. Hüdroboost siis aitab aeglustada seda fotovananemist ehk siis, mis on seotud päikesevalgusega, aitab vähendada ärritust ja ketendust ehk siis ta sobib kindlasti ennekõike, kui teil on kuiv nahk ja mõeldud siis naha sügavuti niisutamisele. Nii et nagu näete, siin on jälle üks asiaadi nägu ja ta on teise näokujuga, ninakujuga, kõik, et oleme ümber maailma siin kõik inimesed, aga siiski esindame erinevat näotüpaaži, nii et igale ühele võiks see mask siiski sobida oma kuju poolest. Ja hüaluroonhappe siis siin põhikomponent, ütleme olulisem komponent koos oma mitmekesisusega ehk siis ta väga hästi aitab siis niisutada ja nagu näete, siin on 3 eri varianti siis seda hüaluroonhapet selle maski sees. Tavaline hüaluroonhappe siis on mõeldud just selle vee siis maskist välja nii-öelda tõmbamiseks ja siis selle naha elastsuse suurendamiseks. Naatriumhüaluronaat on siis selline variant, mis aitab siis naha sügavates kihtides seda vett hoida ja tänu sellele muuta naha siis vetruvamaks. Ja 3D hüaluroonhappe jällegi on siis selline, mis hoiab 5 korda rohkem vett ja tagab pikemaajalise selle niisutuse. Ehk siis ta nagu sammhaaval alles hakkab pärast siis andma siis seda vett ära, nii et nende 3 siis hüaluroonhappe variandi siis niisugune kombo on see, mis siis aitab väga sügavalt ja nii-öelda pikemaajaliselt siis niisutada seda nahka, kui teil on väga kuiv nahk. Nii, ja jällegi merevetikad on siis pruuni merevetika ekstrakt Asphagyllum nosodum ja selle eesmärk on siis see, et ta annab neid antioksüdante siia juurde ja küllastab siis rakke
niiskusega ehk siis viib siis selle vee sinna rakkudesse sisse ja antijooksudant aitab siis seda seal jõuda sügavamale ja püsida paremini. Ja on siis erinevaid siis rohevetikate ja mereviinamarjade ekstrakti siin kasutatud kokku, sest et on nähtud, et see annab väga hea efekti ja nahk võtab seda hästi vastu. Küll aga see veel suurendab lisaks siis seda mitte ainult niiskusisaldust, aga ka seda efekti nii-öelda fotovananemise vastu, mis noh, nagu ütlesin, ennekõike Aasias on see hästi oluline, eks ju et kui päikese käes olla, aga meie eurooplased, kes me siin ka väga päikest igatseme ja tihti lõunamaa reisidel käime just selleks, et seda pikka muserdavat pimedat talve üle elada, eks ju, et samamoodi hästi oluline. ma ütleks võib-olla siia juurde, et see hüdropuust mask on hästi hea näiteks, kui te olete just tulnud pikalt lennureisilt, jõuate sinna hotelli, saate teha kiiresti võib-olla näo puhtaks ja panna see maski peale, et lennukis on alati õhk hästi kuiv, et mida pikem reis, seda hullemini see nahale mõjub. isegi hakkad seal juba lõpuks, seesama õhk käib muudkui ringi ja ringi, eks ju, et hakkad seal kuivama, nii et see on suurepärane versioon nagu vahend just nagu peale pikki siis selliseid reise, aga kindlasti ka, kui te käitegi nendel tulise päikese all siis lõunamaades reisil ja võib-olla viibite rohkem seal siis otsese päikesevalguse käes kui tavaliselt, siis see aitab seda naha nagu niiskustaset taastada just sügavuti, sest et kui päikesekiired jõuavad naharakkudesse, siis ka veemolekulid seal nii-öelda eralduvad ja see mõnes mõttes intensiivne päike ikkagi ka vanandab ja lõhub seda nahka ja just neid naharakke siis sealt juba veemolekulidest saadik, ehk siis andke see niisutus sinna tagasi ja siis saate hoida oma juuet kauem paremana. Ja lüsaadifiltraat on siis, tuleb halobacilluselt ja need elavad sellistes väga ekstreemsetes tingimustes, soolajärvedes või väga kõrge soolaga siis muudes vetes, ehk siis nagu näiteks needsamad mere all olevad siis need nii-öelda termaalallikad ja nad on võimelised siis tootma ainet nimega ektoiin ja see aine aitab siis hoida seda niisutust seal nahas sees, võidelda sellesama foto vananemisega jällegi ja nahka rahustada. ja vot see on, kuna see TCI firma meile selle metabiootikumi välja töötas, siis see on jällegi nende katsetustel leitud selline lahendus, mida siin taas kasutatakse mõnes mõttes. ehk et needsamad siis metabiootikumid on pandud nüüd siia maski sisse, aitamaks siis nende bakterite siis toodetud selle siis elutegevuse kõrvalsaadusega anda meile seda siis niisutuse ja naha eest hoolitsemise efekti. Miks mitte, ma ütleks, see on väga nutikas minu meelest, et nad on leidnud, et seda saab ka niipidi kasutada, et ei pea ainult seespidiselt. Ja hüdropuust siis ongi, et ennekõike mõeldud siis selle värskuse ja niisutuse efekti saamiseks ruttu-ruttu. Kui nahk on väga kuiv, no võib-olla ka peale sauna näiteks, miks mitte, eks ju, sest et ka saun tegelikult ju ennekõike Soome saun, nii et kõrge temperatuur ja kuivatab selle naha ära, et peale sauna mõnusasti enne magama jäämist veel teha üks sihuke niisutav mask endale. Aga taas peamine komponent merevesi, 3D hüaluroonhappe, nagu rääkisime, eks ju, on metabiootiline, mis tuleb nendest bakteritest, lisatud on pantenooli, merevetika ekstrakte ja aminohappeid siis, mis annab selle efekti. Ja siin toodud taas välja siis need põhilised eelised, mis sellel maskil siis konkreetselt on. Nii et kõik see, millest rääkisime, liigume järgmise juurde. Skin Harmony ehk nahaharmoonia on siis viimane ehk kolmas mask, mis taaskord põhineb mereveel, metabiootikumidel, aga siin on nüüd keramiidid, moringaseemned ja merevetika ekstraktid. Ja see mask on rahustava toimega, aitab parandada siis tekstuuri ja ühtlustada nahatooni. Näete siin jälle teistsugust näokuju, kuhu ta ikkagi sobitub päris hästi ja kaitseb nahka keskkonna stressitegurite eest. Ehk et ta on ennekõike siis selline pigem nagu toitev võib-olla ja rahustav ja võib-olla siis
pigem mõeldud isegi äkki sellele nagu vanemale nahale. Ehk et elate võib-olla linnakeskkonnas, võib-olla on halb, ütleme siis keskkond, kas siis on kontoris või ka siis kuskil saastepiirkonnas. Võib-olla te viibite sellises keskkonnas, kus on kas mingisugune tööstuslik tootmine, õhk ei liigu, ei ole väga puhas. Siis ta aitab seda nagu siis toita pigem seda nahka vabade radikaalide mõju eest siis. Aga siin on siis taimede supertoidukompleks, nii-öelda sihuke põhiline siis eelis. Ja moringa seemnete ekstrakt on leitud, et aitab kaitsta nahka nende samade siis negatiivsete keskkonnategurite eest, mis meie nahka vanandavad. Siis pruunvetika ekstrakti on siin kasutatud selleks, et aidata siis säilitada seda niiskust nahas ja spiruliinat, millel on siis antioksüdantne toime ja spiruliina teame, sisaldab väga laia spektrit neid aminohappeid, mida meie keha kõike vajab. Nii et ta samamoodi siis nii-öelda aitab seda nahka taastada nii-öelda siis igasuguste mikrotraumade või vigastuste järgselt siis uuesti üles ehitada, nii-öelda parandada seda naha tekstuuri ja seda nahka toita siis ennekõike sügavuti ja seespidiselt. Nii. Ja taaskord on võetud siis appi siia need metabiootikumid süvamere bakterite ensüümist. Moodustab naha pinnale siis teatav sellise kaitsebarjääri ja siis nendest lactobacillustest siis nii-öelda nende siis omadustest on võetud see, et aidata siis parandada naha mikrobiomi tasakaalu ja tänu sellele ka naha ka siis nii-öelda nagu rahustada. Sest et me puutume ju kogu aeg kokku väga paljude bakteritega just naha pinnal ja tänu sellele, et me nendega kokku puutume, siis jõuab info ka meie kehasse sisse, et kui need peaksid sisenema siis kas õhu, joogi või toiduga, et siis meie immuunsüsteem on juba valmis ja teab, keda oodata, nii et ühelt poolt on see hea, aga võib-olla just, et kui me oleme sellises mitte kõige leebemas ja soodsamas keskkonnas päeva läbi, et siis aidata seda nahka natukene nagu selle stressi pealt siis maandada ja taastada siis seda naha enda loomulikku bakteriaalset kaitsekihti seal. Nii et selline eelis siis sellel maskil. Lisaks on siin siis keramiidid ja need on ennekõike siis mõeldud naha tervise toetamiseks. Nad on sellised targad rasvad ja naha pealmise kihi peal ongi selline nii-öelda siis rasukiht, eks ole, nagu me teame. Ehk et ta on osa siis epitermisest ja sedasi naha pealpool kasutamisel aitab ta jällegi siis tugevdada seda nahabarjääri igasuguste võõrsissetungijate ja pahaloomuliste bakterite vastu siis põhimõtteliselt, et küll on need streptokokid ja kes meil siin naha peal võib-olla elavad, kes tekitavad vistrikke, kes seal mingeid mädaseid punne, võib-olla siis midagi, mis siin kasvab, pulbitseb, eks ju, et kõige selle suhtes aitab siis see mask just ennekõike ja kindlasti jälle nagu need teisedki, eks ju, et ennekõike see suur maskide funktsioon, eks ju, et parandada seda niisutuse taset seespidiselt ja muuta siis nahka ikkagi siledamaks ja pehmemaks, aga ka näiteks ärrituse vähendamine, punetuse vähendamine, et ta on ennekõike mõeldud võib-olla tundlikule nahale rohkem, kindlasti sellele teenagerite nahale, kes on just vistrikulisemad ja niimoodi, et aidata seda põletikulist nahka nagu rahustada ja parandada ja kellel muul põhjusel on nahk kipub olema vistrikuline, siis võib-olla vanemas eas pigem siis seda elastsust suurendada ja väikeseid kortse siis silendada või vähendada nende siis tekkeprotsessi nii-öelda või aeglustada, et neid nii palju ei tuleks juurde. Ja siin siis selline kokkuvõte lihtsalt, et mis on peamised komponendid siis Skin Harmonil ehk nahaharmoonia maskil ja ta aitab siis seda detox efekti saavutada ehk nahka puhastada seestpidiselt, nii-öelda toksiine eemaldada pealmises kihis jällegi seda bakteriaalset koostist parandada
läbivaks komponendiks nagu ikka merevesi, aga siin on siis lisatud need moringaseemned, metabiootiline kompleks ja arginiin või argireliin ja teiselt poolt siis veel merevetika ekstrakte ja noh, näete isegi, eks ju, trehhaloospiim, happekeramiid 3, et need on sellised siis, vaatame natuke lähemalt, mis meile siin veel kuvatakse. Ehk et jällegi nagu kõik teised maskid ka eelnevalt, ikkagi see naha elastsus ja tugevus, aga siin just väliskeskkonna mõju siis leevendamine ja seesama siis lipomask ikkagi, eks ju, et siin on lisatud neid keramiide, mis aitavad siis siin säilitada seda niiskust ja siis rahustada seda nahka, kui ta on ärritunud. nii et läks natuke Google. nii. Aitab siis hoida oma nahk tervena ja hoolitsetud. Siis selleks on siis Ocean Glow need maskid ja ennekõike soovitatakse siis kõigepealt nahk ära puhastada ja siis panna see mask peale, et ei oleks niisugust päevase sodi või meigi mingisuguseid jääke naha peal, et kõik see hea kraam, mis siis sellest maskist tuleb, saaks otse imenduda läbi puhta naha. Ja nagu siit pildilt näete, et on seal selline kiht, mis siis ühelt poolt, kui te selle pakendist välja võtate, tõmbate ühe kihi ära, panete maski näole ja siis tõmbate ära veel selle pealmise kihi ja silutada hästi niimoodi, et kõik õhumullid välja, et ta võtaks võimalikult nagu loomulikult teie oma naha ja näo kuju järgi siis selle vormi ja siis ta toimib kõige efektiivsemalt, kõige paremini. Soovitatakse teha 2-3 korda nädalas ja hoida peal siis 15–20 minutit. Pigem õhtusel ajal, nagu põhjendasin, eks ju, et enam sinna meiki midagi peale ei paneks. Ja hea on siis, et olete näiteks peale pikka päeva käinud duši all ära, pesnud siis naha puhtaks endast päevasest kõigest sellest tolmust ja meigist ja millest veel ja tunnete ennast värskena, siis panete sinna selle maski peale. Ja siin on toodud lihtsalt siis ära sellised nagu üldised juhtnöörid ehk et millist maski siis valida. Mul oli endal täpselt sama küsimus alguses, et kust mina tean, ma pole kunagi kasutanud, olen suhteliselt iluprotseduuride kauge inimene, ütlen ausalt. siis, et millist siis valida, mina mõtlesin, et kollageeniga ei pane kunagi mööda, et igal juhul, aga nagu näete, eks ju, hüdropuust, selle eelis on siis, kui on nahk hästi kuiv, võib-olla olete olnud pikalt päikse käes, olete lõunamaal, olete pikal lennureisil, tulnud, ma ei tea, saunatamast, eks ju, et mis on veel sellised olukorrad, kus nahk võib hästi kuivaks jääda, et siis on hea võimalus seda kasutada. Nagu nad on, eks ju, sellistes väikestes pakendites, lähete nädalaks näiteks lõunamaa reisile, võtke 2-3 tükki lihtsalt sedasi kaasa, ta ei võta kohvris palju ruumi, ta ei võta ka kaalu väga. Et niisugune hea võimalus siis tagada oma nahale see suurepärane hoolitsus. Kindlasti pärast intensiivset päevitamist või ka kus iganes kuiva õhuga nagu pikalt viibimise järel. Nüüd kollageen mask, eks, et kui soovite siis seda kollageeni tootmist stimuleerida, vananemisvastaseid ilminguid nii-öelda siis esile kutsuda ehk et kortse siluda ja nahka ühtlustada ja Skin Harmony ehk siis nahaharmoonia mask võib-olla just siis, kui nahk on stressis, põletikuline. Võib-olla olete tõesti nagu eksperimenteerinud meigiga, miski on tekitanud reaktsiooni, olete puutunud kokku mõne võib-olla niisuguse halva bakteriga, mis iganes on tekkinud mingi nahapõletik, mingid reaktsioonid. Võib-olla täpselt pärast mingeid jalutuskäike kuskil külmas õhus talvel, eks, et saate siis selle järgi valida endale sobiva maski siit mingiks korraks. Ühes karbis siis, nagu ütlesime, on 5 maski, nii et kui ühe karbi omale võtate, siis mõneks korraks sobib. Samas, miks mitte, kutsuge sõbrannad kokku, tehke üks mõnus pidžaamapidu ja saate kõik nagu kogeda ja sellise hubase ilurituaali ja oma kallite inimeste keskel. Aga igal juhul on siis Ocean Glow Masks lubab meile, et me saame koheselt peale esimest kasutuskorda juba suurepärase sellise resultaadi, mida me ise ka märkame ja tajume.
sees on neil kõigil, nagu nägite, tõesti premium klassi kõik komponendid, ta on bioloogiliselt lagunev ehk siis süsiniku jalajälg on selles mõttes null, et ta muutub looduseks tagasi, on kasutatud ookeani parimaid komponente siis andmaks meile suurepärase resultaadi ja ühildub väga hästi siis meie oma nahaga. nii et kõik puha öko-möko, särki-värki. Siin on siis toodud ära kirjandus selle kohta siis, mis puudutab siis maske ja biotselluloosi. Keda rohkem huvitab, saate selle esitluse endale alla laadida Coral Clubi kliendikontolt, kui olete Coral Clubi klient ja võib-olla ma siinkohal tegelikult selle esitlusega äkki lõpetaksingi isegi.